Tere! Aitäh, et olete tulnud kuulama, vaatama, uudistama. Võib-olla alustan slaidist, kus on mõned mõttekohad. Nii et OECD tulevikuraport rõhutab, et paljud praegused oskused ei ole tulevikus enam samal kujul piisavad, sest töö, tehnoloogia, ühiskond muutuvad kiiremini, kui haridussüsteem suudab kohaneda. Laste AI kasutus koolis kasvab kiiremini kui õpetajate oma. Mida see tegelikkuses tähendab? Kuidas saame õpetajatena, juhtidena või ka õppijana selles tempos targalt kaasa liikuda? Ma kutsun teid väikesele teekonnale, mis ei anna valmis vastuseid, kuid avab uksi. Kui te lahkute siit ühe uue mõtte, uue vaatenurga või julgusega avada haridusinnovatsiooni uks, on see infotund oma eesmärgi täitnud. Olen Marika Liivamäe, haridusinnovatsiooni õppekava programmijuht ning annan väikese ülevaate haridusinnovatsiooni õppekavast kui ka sellele kandideerimisest. Haridusinnovatsiooni õppekava on loodud 2016. aastal 3 magistriõppekava alusel koolieelse lasteasutuse õpetaja, kasvatusteaduste ja hariduskorralduse liitmisel. Oluline on siinkohal mainida, et õppekava ei ole koolitaja ja koolituse õppekava ning selle läbimine ei anna õpetaja kutset. Me ootame oma õppekaval õppima õpetajaid, haridusasutuste juhte, haridusvaldkonna koolitajaid ja spetsialiste ning kõiki teisi, kes on valmis juhtima tõenduspõhiselt haridusinnovaatilisi protsesse. Õppekava läbimine annab võimaluse jätkata õpinguid doktoriõppes. Milline on siis õppekava teekond? Õppekava koosneb 120 EAP-st. Ta koosneb alusmoodulist, 2 suunamoodulist. 2 suunamoodulit on siis õppimise ja õpetamise juhtimine ja haridusasutuse juhtimine ning magistritöö moodulist, valikainete moodulist, kus all on võimalik siis taodelda 3 erinevat kvalifikatsiooni ja praktikamoodul ning vabaainete moodul. Kõigest täpsemalt lähemalt. Alusmoodul on siis kõikidele tudengitele kohustuslik nagu fundamentaalne moodul ja siin õpivad koos nii õpetamise kui õppimise suuna juhtimise tudengid kui ka siis organisatsiooni juhid. Siia alla kuulub siis mitmeid erineva profiiliga aineid, kõigepealt siis isiklik professionaalne areng, haridusinnovaatiliste muutuste juhtimine, kirjaoskused postdigitaalses maailmas, sissejuhatus Eesti ja rahvusvahelisse haridusvaldkonna olustikku ja ajalukku, sissejuhatus hariduslikku eestvedamisse, sissejuhatus nüüdisaegsesse õpikäsitlusse ja sissejuhatus haridusuuringutesse. Meie 2 erialamoodulit on siis õppimine ja õpetamise juhtimine ja teine erialamoodul on haridusasutuse juhtimine. Erialamoodulil on vaja saada täis siis 18 EAP-d. Õppimise ja õpetamise uurimine, õppimise nüüdisaegsed käsitlused, õppimise toetamine ja juhtimine on siis kohustuslikud ained õppimise ja õpetamise juhtimise suunal. Haridusasutuse juhtimise suunal on kohustuslikeks aineteks haridusasutuse korraldus, administreerimine, ümbritseva keskkonna ja kogukonna kontekstis, haridusasutuse strateegiline juhtimine ja õppiva organisatsiooni kultuuri loomine ja juhtimine kogukonna kontekstis. Valikainete moodul koosneb väga mitmetest õppeainetest ning valikainete mooduli täitmiseks on vaja saavutada siis 18 EAP-d. Valikainete moodulid jagunevad siis 3 kvalifikatsiooni ja spetsialiseerumisastme vahel, nii et esimene on ettevõtlusõpetaja spetsialist ja kohustuslikud ained on disain mõtlemine meeskonnajuhtidele, ettevõtja praktiliste oskuste baaskursus ja ettevõtlus ja ettevõtlikkus õpetaja töös. Siin on võimalik juurde võtta teil soovi korral ja vaja olemasoleva ressurssi korral veel lisaaineid, kui te soovite. Kooli karjäärikoordinaatori kohustuslikeks aineteks kutse taotlemiseks on siis vajalik juhendamine ja nõustamine, karjääri planeerimine ja professionaalse õpikogukonna õpetajate õpigrupi juhtimine. Ja 3. kutse standardi järgi on võimalik taotleda täiskasvanu hariduse spetsialisti kutset. Kohustuslikud ained on siis eneseregulatsioon, juhendamine ja nõustamine ning täiskasvanute õppimine ja õpetamine. Praktikamoodul
koosneb siis 2 praktikast. Üks on siis vaatluspraktika, mis annab võimaluse käia siis väga erinevates asutustes ja näha siis kõikide erinevate haridusasutuste võib-olla selliseid rohkem telgitaguseid, kuhu võib-olla iga päev nagu ei satu. Siis põhipraktika on tihedalt seotud teie projektiga või siis teadustööga ja tihtipeale läbivad siis õpetaja õppimise suuna ja organisatsiooni juhtide suunad reeglina siis vastavalt oma tööspetsiifikale asutustes. Siis magistritöö moodul koosneb siis 21 EAP-st, ehk siis kui te edukalt kaitsete magistritöö 2 aasta nagu lõputööna, et siis selle eest te saate 15 EAP-d. Magistritööl on siis juhendaja ning olenevalt tööspetsiifikast ja magistriõppe seminar 6 EAP-d toetab siis teie magistritöö eduka kaitsmiseni jõudmist alates esimesest kursuse esimesest semestrist. Vabaainete moodul on siis 6 EAP-d minimaalselt nõudmises ning vabaaineid võite siis valida kõikidest Tartu Ülikooli õppekavadest ja samuti teiste siis kõrgkoolide õppekavadest. On samuti võimalik võtta õpinguid välismaal ja see on siis vabatahtlik moodul, aga välisõpingute maht semestris peab olema vähemalt 15 EAP ulatuses ja vajalik on siis eelnev kokkulepe minuga ehk siis programmi juhiga. Siis üliõpilased on tagasisidestanud, et nad on näinud nagu väga suurt nagu lisandväärtust sellest, et üliõpilased on väga erinevatest valdkondadest ja palju siis tänu sellele õpitakse ka nagu üksteiselt või rikastatakse üksteist. Siis õppejõudude hulgas on nii teoreetikuid kui ka praktikuid, sealhulgas ka mitmeid vilistlasi, nii nagu ka näiteks minu ja minu teekond siia instituuti. Valikaineid on palju, nii et valikuvõimalusi on. Magistritöö raames saab tegeleda siis oma sellise hingelähedase teemaga või siis mingit valukohta lahendades natukene suuremat jalajälge jättes ka haridusmaastikule. Ja kindlasti mitte vähem oluline ei ole, et meil on väga äge füüsiline keskkond, ehk siis kus peaks olema väga toetatud teie õpivõimekus ja oskused. Siis üliõpilased tagasisidestavad kindlasti ka seda, et sessioon õppel on õppimismaht küllaltki korralikus mahus ja seda riske võiks juba tegelikult juba maandada üsna varakult. Nii et kokku on 120 EAP-d 2 aasta jooksul, mis tähendab, et see teeb siis minimaalselt kohustust õppida 30 EAP-d semestris. Ühe EAP omandamine eeldab, et sa töötad umbes 26 tundi. See tähendab umbes 780 tundi semestris. See tähendab umbes 156 tundi kuus, mis teeb umbes 39 tundi nädalas ja sellest veerand saab teha lähiõppes. Seega jääb koju teha veel umbes 29 tundi nädalas. Nii et sellest ka küsimus. Kas sa oled selleks valmis? Kui ei ole hetkel, siis millised oleks need võimalused, et sa selle ressursaja, vaba aja endale suudaksid tekitada? Miks peaks või võiks tulla õppima siis haridusinnovatsiooni? Nii nagu ma ka esimesest slaidilt alustasin, aga võib-olla oleks hea kuulda ka, mida räägib tudeng Maarja, kes praegu õpib 2. kursuse haridusinnovatsiooni õppekaval. Tere, mina olen Maarja, haridusinnovatsiooni õppekava üliõpilane. Jagan oma kogemuse põhjal, millele võiksid mõelda enne õppima asumist ja ka õppima asudes. Millele siis õppima kandideerides mõelda? Esiteks, uusi teadmisi ja kogemusi saad selle õppekaval kuhjaga. Enne õppima asumist võiksid aga mõtiskleda ka selle üle, mida sa uurida tahaksid. Sest oma lõputöö teemale on hea juba varakult mõtlema hakata. Kui teema muutub, on see igati okei. Seega mõtle, mis see on, mis sind sütitab ja mis annaks haridusteadustesse lisaväärtust. Inspiratsiooni selleks saad Haridusteaduste Instituudi kodulehelt, kus on ära toodud juhendajad ja nende juhendatavad teemad. Suurepärane, kui sul õnnestub oma õpingud ja lõputöö põimida oma tööeluga ning laiemalt haridusvaldkonnas toimuvaga. Teiseks, kui sa oled töötav inimene
siis tasub läbi mõelda, kuidas plaanid töö ja õpingud ajaliselt ja ka kohustuste plaanis ühildada. Tee vajalikud kokkulepped varakult, et sul oleks kolleegide toetus ja kindel tunne õppima tulla. Kolmandaks, üheks väljakutseks võib kujuneda elu ja õpingute ühildamine. Tean omast käest, et päevad pole vennad ja ootamatusi tuleb ette, eriti lapsevanematel. Seega räägi õppima asumise plaanidest oma lähedastega ja tee nendegagi vajalikud kokkulepped. Selgitage üheskoos välja sinu ja lähedaste vajadused ja võimalused sinu õpingute perioodiks. Avatud suhtlus on tugivõrgustiku kaasamise eelduseks. Neljandaks, kontrolli oma reaalsustaju. Meil kõigil on mitmeid eri rolle ning õppima asudes tuleb sulle üks roll juurde. Kõikide nende rollidega käivad kaasas kohustused ja ajaline panus. Mõtle läbi, kuidas sa neid rolle vaheldad, milline ajaressurss sul selleks on ning millist tuge võid vajada. Samas, ole valmis olema üliõpilase ja kursusekaaslase rollis, sest see annab sulle võimaluse haarata enda teekonnale kaasa nii värsket lähenemist kui ka sädeinimestest kaasteelisi. Millele mõelda, kui oled juba teel Tartusse või Jakobi 5 õppehoones esimesel õppesessioonil? Esiteks, enesehoid. Mõtle, kuidas saad end kõige paremini selles protsessis toetada, kuidas end maandad ja kuidas taastud. Sea prioriteete, mis sind toetavad ja vali oma lahingud. Mustad nõud kraanikausis, niitmata muru, need võivad teinekord natuke oodata. Teiseks, kui sul on juba arusaam sellest, milliseks sinu päevad, nädalad, kuud ja pool aastat üliõpilasena kujunevad, peegelda seda oma lähedastele ja sõpradele. Räägi läbi, millist tuge ja millal sa vajad, millal oled olemas ja millal süvened õpingutesse. Võimas tugivõrgustik on ka sinu enda kursus. Leppige omavahel kokku, kuidas üksteist selles eluetapis toetate. Kolmandaks, ikka see ajakasutus. Sellel õppekaval on väga palju koostöist õppimist. Ühelt poolt võtab see alguses rohkem aega, kuid teisalt märkad varsti, et koos saab efektiivsemalt ja põnevamalt õppida. Lisa kõik tähtajad ja olulised kuupäevad enda aja planeerijasse, et sul tekiks õpingute ning töö ja elu ühildamise vajadustest ja võimalustest ülevaade. Neljandaks, mõtiskle, milles seisneb haridusinnovatsioon ja kuidas sinu tegevus seda mõjutab. Toimub see süsteemi, organisatsiooni, klassi või rühma tasandil? Kuidas mõjutab seda kontekst? Mida saaksid uurida koostöös kursusekaaslastega? Jaga teistega vabalt oma mõtteid, aga julge ka oma seniseid arusaamu ja hoiakuid pidevalt kahtluse alla seada. Siit võõsub innovatsioon sinus endas. Need olid minu peegeldused. Head mõttelendu ja kohtume sügisel. Aitäh, Marja! Liigume nüüd siit edasi, nii et tahtsin näidata teile ka meie teisi väga edukaid ja väga toredaid särainimesi, kes on haridusinnovatsiooni õppekava lõpetanud. Osad neist on ka minu kursusekaaslased, nii et kokku tegelikult on juba haridusinnovatsiooni õppekava läbinud 183 vilistlast, mida on juba päris palju. Et tuua sellist lisandväärtust meie haridusmaastikule. Nii et siin on võib-olla mõningad sellised head näited. Nii et Kelly, kes on kaasavast haridusest, ehk siis Elevant keset tuba, teinud väga sellise mõjuka artikli. Katre Kikkas ja Romet Piller, ehk kuidas siis unistused muutustest ka päriselt nagu ellu viia. Erinevaid teemasid on kajastatud. Toon siia veel mõningaid näiteid, et igaühe selline jalajälg on jätnud oma kustumatu nagu mulje. Nii et võib-olla esimeseks jällegi näitan seda haruldase geeniveaga. Karoliin inspireeris oma ema Tartus uut kooli looma, mis on nüüd Karoliini kool. Siis selline hea joonis siin kõrval, et ole iseenda kangelane kriipsu haaval. On siis Kati Orav, kes on siis visualiseerimise selline hea nagu eeskuju. Ja väga erinevaid digilahendusi, mis aitavad nagu haridusprotsesse lihtsustada, tõhustada ja võib-olla ka siis seda õppeprotsessi nagu rikkamaks muuta. Nii, sisseastumine, millele siis mõelda? Nii et sessioon õppes on selline tavapärane, et me kohtume teatud arv päevi, teatud kuude
jooksul ning õppetöö toimub siis neljapäevast pühapäevani lähiõppena ehk kontaktõppena ja meil on siis 7 õppesessiooni. Nii et esimene õppesessioon on siis 2. nädalal, siis on 4. nädalal, 6. nädalal, 8. nädalal, nagu näha, siis on see samm alguses nagu selline tihe, ehk siis üle nädala me kohtume siis Tartus Jakobi 5 haridusinstituudis ja siin slaidi peal on toodud ka konkreetsed kuupäevad. Siis sisseastumine, millele mõelda edasi, et kindlasti kasuks tuleb, kui on mõte või idee, mida tahaks haridusinnovatsioonis ellu viia, et olge kursis kindlasti ka sellega, mida sel teemal juba on tehtud. Kasuks tuleb kindlasti inglise keele oskus. Inglise keele oskus on juba vajalik selle jaoks, et päris palju kaasaegset kirjandust on inglise keeles. Päris palju ka kodutöid vajab sellist ingliskeelset teaduspõhist lähenemist, nii et teil on endal lihtsam, kui inglise keele oskus on teil vähemalt B2 tasemel. Sisse võib astuda ka paaris projektiga, mis tähendabki, et te astute kahekesi või meil on tegelikult see aasta kaitseb ka üks kolmikprojekt. Siis need projektid peavad olema natukene mahukamad või suuremad, aga idee või kontseptsioon on põhimõtteliselt üks. Kuidas siis endale teema leida? Kõigepealt esimene küsimus, mille te küsite enda käest, on siis, et millist probleemi sa soovid siis tulenevalt oma kogemusest lahendada. Nii et pane nüüd oma siis tugevused maksma ja mõtle, et mis on sinu tugevam külg, millises sektoris, millist valukohta lahendades. Kindlasti soovitan uurida, et mida on haridusinnovatsiooni õppekaval juba uuritud ja selleks siis meie kõigepealt enda vilistlaste head tööd, nagu ma rääkisin, 183 vilistlast meil on lõpetanud, nii et kõik tööd on leitavad siis dspace.ut.ee all. Millist teadustööd tehakse siis Tartu Ülikooli Haridusteaduste Instituudis, et selle leiate siis meie instituudi kodulehelt. Ja lisaks siis instituudi töötajate publikatsioonidega saate tutvuda siis Eesti Teadusinfosüsteemi setis ja Google Scholar andmebaasis. Ning millised teemad instituudis juhendatakse, samamoodi jällegi haridus.ut.ee all on siis kõik meie lõputöö teemad ja juhendajad ka praegu kenasti nähtavad. Vastuvõtust. Vastuvõtu eelduseks on kindlasti bakalaureuse kraad või siis sellele vastav haridustase. Eeldusaineid haridusinnovatsiooni õppekavale kehtestatud ei ole. Õppekohtade arv on 30 ja koos avaldusega tuleb saisi lisada ka motivatsioonikiri. Ja lisaks motivatsioonikirjale on väga oluline roll ja punktide osakaal ka erialakatsel. Motivatsioonikiri peab sisaldama kindlasti teie tutvustust, kus on siis esitatud teie hariduslik ja professionaalne taust kuni 200 sõna. Teie õpimotivatsioon, kus on siis välja toodud, mis motiveerib teid meie õppekavale õppima tulema. Kuidas õppima tulek aitab kaasa teie professionaalsele arengule ja kuidas te soovite osaleda siis haridusinnovatsioonis kuni 250 sõna. Kolmandaks võiks olla ja peaks olema motivatsioonikirjas kajastatud ideed magistritööks, kus on välja toodud, millised on teile huvi pakkuvamad teemad haridusinnovatsiooni valdkonnas, millist probleemi te magistriuuringu käigus soovite lahendada, miks selle probleemi lahendamine on oluline ja kes ja kuidas sellest võiksid kasu saada. Oma põhjendustes toetute te teaduslikult usaldusväärsetele allikatele. Ehk siis see viidandus on siin väga oluline, panen südamele. Kuni 300 sõna. Motivatsioonikirja hindamisega me kindlasti siis näeme teie sobivust õppekavale, teie motivatsiooni ja võimekust õppekaval nõutavate ülesannete täitmiseks ja teie võimekust viia õppekava raames siis läbi teaduslikult usaldusväärsetele allikatele toetudes uurimus- või arendusprojekt, et mis aitab siis kaasa teie töökoha, praktikabaasi või mõne haridusega seotud valdkonna arengule. Mis endast kujutab siis erialakatse?
erialakatse toimub siis rühmaintervjuu vormis ja intervjuule kutsutakse siis kandidaadid, kes on saanud motivatsioonikirja eest siis vähemalt 51 punkti. Intervjuu eesmärk on meil välja selgitada siis valmisolek magistriõpinguks ja teiseks kindlasti õpimotivatsioon ja motivatsioon õpitud rakendada ka haridusinnovatsioonis. Intervjuu viiakse siis läbi 3–5 liikmelistes rühmades ja rühmad moodustatakse vastavalt motivatsioonis kirjas välja toodud teemadele. Ja üks rühmaintervjuu kestab 30 minutit. Erialakatse hindamine, et me hindame siis võimekust arutleda magistritööks sõnastatud teemadel. Pange tähele, et see annab päris palju punkte. Ja teie väljendusoskust ning eneseesitluse sisukust ja stiili. Ning lõplik punkti summa kujuneb siis meie kõikide komisjoni liikmete keskmise hinnangu alusel. Ja avalduse hindamisel arvutame välja siis sinu punkti summa ja kohapinge reas, nii et me arvestame siis motivatsioonikirja 30% ulatuses ja erialakatset siis suuremas ulatuses ehk 70% ulatuses. Pingeritta pääsemiseks vajalik väiksem kogusumma on 66 punkti. Ja kõik, kes on siis lävendist ülespool, vastuvõtt toimub siis paremusjärjestuse alusel. Nii et avalduste vastuvõtt kestab meil siis hiljemalt 30. juunini 2026 ja erialakatse toimub siis 8. juulil. Kõige tähtsamad kontaktid. Kindlasti, kui teil on täiendavaid küsimusi, palun pöörduge õppekorralduse spetsialist Anneli Adamson poole. Kontakt email anneli.adamson@ut.ee või siis minu poole programmijuht Marika Liivamäe ja marika.liivamae@ut.ee. Ning lõpuslaidiks ma panen siis minu enda kursuse ilusa momendi, kus meie teerada sai Tartu Ülikoolis haridusinnovatsiooni õppetoolil läbi. See on meie lõpetamine ning nii osadki meist on tegelikult leidnud tee tagasi siia Haridusinstituuti ja on jätkanud kas oma õpinguid doktorantuuris või siis kas või minu näol toetades teid tulevasi õppijaid läbi selle vahva teekonna. Nii et aitäh, et te kuulasite, olge hoitud, olge olemas ja võib-olla teist osadega on mul suur rõõm kohtuda vastuvõtukomisjonis. Aitäh!